Kristus on arm ja elu, Kristus on sinu valgus, ta kinnitab su südant, ta kinnitab su südant. Kristus on arm ja elu, Kristus on sinu valgus, ta kinnitab su südant, ta kinnitab su südant. Kristus on arm ja elu, Kristus on sinu valgus, ta kinnitab su südant, ta kinnitab su südant. Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Issand olgu teiega. Ja sinu vaimuga. Õnnis on inimene, kelle üle astumine on andeks antud ja kelle patt on kinni kantud. Õndsad on puhtad südamelt, sest nemad näevad Jumalat. Tunnistagem siis Jumala ja üksteise ees oma patud, et võiksime puhta südamega Issanda palge ees seda Jumala teenistust pühitseda. Kõige väeline Jumal, halastaja Isa, mina vaelematu inimene, tunnistan sinule oma patud üles, mis ma mõtte, sõna ja teoga olen teinud ja millega mina sinu viha ja sinu nuhtuse ajalikult ja igavesti küll olen ära teeninud. Aga minul on nende pärast väga kahju. Mina kahetsen neid südames ja palun sind, sinu isaliku halastuse ja sinu armsa Poja, Jeesuse Kristuse, meie enemistegija, kibeda kannatamise ja surma pärast. Ole sa mulle, patusele inimestele armine, ja halasta mu peale. Anna mulle andeks kõik minu patud ja anna mulle armust püha vaimuväge, et ma oma elu saaksin parandada. Kõige väeline Jumal, halastagu meie peale, andku meile andeks meie patud ja juhtigu meil igavesse ellu. Aamen. Issand halasta, Kristus halasta, Issand halasta. Palvetage. Issand Jeesus Kristus, toida meid eluleivaga ja anna meile juua õnnistuse karikast pühal armulaual, mille sa oled meie jaoks seadnud. Liida meid selle sakramendi kaudu üha täielikumalt sinu osadusse ja aita kasvada sinule meelepärases pühitsetud elus. Luba meid kord taevasesse lauda sinu juurde, kes sa koos Isaga püha vaimu ühtsuses elad ja valitsed igavesest ajast igavesti. Aamen. Võime võtta istet ja kuulgem pühakirja lugemisi. Lugemine Vanast Testamendist,
teisest Moosese raamatust. Mooses kirjutas üles kõik issanda sõnad ja ta tõusis hommikul vara ning püstitas mäe alla altari ja 12 sammast vastavalt Iisraeli 12 suguharule. Ja ta läkitas Iisraeli laste noori mehi ohverdama põletusohvreid ja tapma härjavärsse tänuohvriks issandale. Ja Mooses võttis poole verest ning pani kausikestesse, aga teise poole verest ta piserdas altarile. Siis ta võttis seaduse raamatu ja luges rahva kuuldes. Ja nad ütlesid, kõik, mida issand on käskinud, me teeme ja võtame kuulda. Ja Mooses võttis verd ning piserdas rahva peale, öeldes, vaata, see on selle lepingu veri, mille issand teiega on teinud kõigi nende sõnade põhjal. Seejärel Mooses, Aaron, Nadab, Abihu ja 70 Iisraeli vanemaist läksid üles ja nad nägid Iisraeli Jumalat. Tema jalge all oli nagu safiiridest tehtud põrand, otse kui taevas ise oma selguses. Aga ta ei tõstnud oma kätt Iisraeli laste ülemate vastu, vaid need võisid Jumalat vaadata ning süüa ja juua. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. Jumala leib on see, kes tuleb taevast alla ja annab maailmale edu. Jumala leib on see, kes tuleb taevast alla ja annab maailmale edu. Suured on issanda teod, uuritavad kõigile, kellel neist on hea meel. Aulised ja ülevad on tema tööd ja tema õigus kestab igavesti. Jumala leib on see, kes tuleb taevast alla ja annab maailmale edu. Tema on mälestuse seadnud oma imetegudele, halastaja ja armuline on issand. Ta annab toidust neile, kes teda kardavad. Ta peab igavesti meeles oma lepingut. Jumala leib on see, kes tuleb taevast alla ja annab maailmale elu. Lugemine Uuest Testamendist Püha Pauluse esimesest kirjast korintlastele. Mina olen issandalt saanud, mida ma olen andnud teilegi. Et issand Jeesus sel ööl, mil tema ära anti, võttis leiva, tänas, murdis ja ütles, see on minu ihu, mis teie eest antakse.
tehke seda minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis ta ka karika pärast õhtusööma aega ja ütles, see karikas on uus leping minu veres. Nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. Sest iga kord, kui te seda leiba sööte ja karikast joote, kuulutate te issanda surma, kuni tema tuleb. Niisiis, kes iial seda leiba sööb või issanda karikast joob vääritul viisil, on süüdi issanda ihu ja vere vastu. Inimene katsugu ennast läbi ja alles siis söögu sellest leivast ja joogu sellest karikast. Sest kes sööb ja joob, see sööb ja joob enesele nuhtlust, kui ta ei anna aru sellest ihust. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. Ning tõuskem kuulma meie issanda püha evangeeliumi Johannese järgi. Aga enne paasapühi, kui Jeesus teadis, et tema tund on tulnud minna sellest maailmast ära isa juurde, siis tema, kes oli armastanud omi selles maailmas, armastas neid lõpuni. Ja õhtusööma ajal olles, kui kurat oli juba pannud Juudas Iskarioti Siimona poja südamesse, et ta tema reedaks. Ja kui Jeesus teadis, et isa on andnud tema kätte kõik ning et ta on pärit Jumala juurest ja läheb tagasi Jumala juurde, tõusis ta õhtusööma ajalt üles, pani oma kuue ära, võttis rätiku ning sidus selle endale vööle. Seejärel kallas ta vett vaagnasse ning hakkas pesema jüngrite jalgu ja kuivatama rätikuga, mis oli tal vööl. Siis tuli ta Siimon Peetruse juurde. Too ütles temale, issand, kas sina tahad pesta minu jalgu? Jeesus vastas, mida mina teen, seda sina praegu ei tea, aga küll sa pärast saad aru. Peetrus ütles talle, mitte mingil juhul ei pese sina mu jalgu. Jeesus vastas talle, kui mina sind ei pese, ei ole sul osa minuga. Siimon Peetrus ütles talle, issand, ära siis pese üksnes mu jalgu, vaid ka käsi ja pead. Jeesus ütles talle, puhtaks pestul ei ole vaja pesta muud kui jalgu, sest ta on üleni puhas. Ka teie olete puhtad, kuid mitte kõik. Ta ju teadis, kes tema reedab, seepärast ta ütleski, teie ei ole kõik puhtad. Kui ta nüüd nende jalad oli pesnud ja oma kuue võtnud ning jälle lauda asunud, ütles ta neile, kas te saate aru, mida ma olen teile teinud? Te hüüate mind õpetaja ja issand, ja seda te ütlete õigesti, sest see ma olen. Kui nüüd mina, issand ja õpetaja, olen teie jalgu pesnud, siis tuleb teilgi pesta üksteise jalgu, sest ma olen teile andnud eeskuju, et teiegi teeksite nõnda, nagu mina olen teile teinud. Tõesti, tõesti ma ütlen teile, ei ole teener suurem kui ta isand, ega saadik suurem kui see, kes tema on saatnud. Kui te seda teate, siis olete õndsad, kui nõnda ka teete. See on issanda sõna. Kiitus olgu sulle, Kristus. Võite võtta istet. Praegusel ajal on palju juttu sellest, et tuleb pesta käsi. Ja just nimelt enda, mitte teiste omi. Aga meie ees on õnnistegija tänasel õhtul, kes
tuleb, et pesta oma jüngrite jalgu. Tuleb, et teha midagi, mida peeti väga alandavaks, inimväärikust madaldavaks tööks, niisuguseks, milleks isegi kõiki orje ei tohtinud kohustada. Aga nüüd tema, kes on tõesti suure algustähega õpetaja ja isand, tuleb, et teha seda neile, kellest ta teab, et mõnigi tema veel sel samal ööl ära salgab või lausa tema vaenlastele maha müüb orja hinna eest. Seda on Jumal meile teinud, on ennast alandanud, et saada üheks meie seast, et meid teenida. See on kainestav meeldetuletus, sest väga sageli kipuvad inimesed arvama ja ristiinimesed sealhulgas, justkui oleks meil võimalik teha Jumalale mingeid teeneid sellega, kui suvatseme temasse uskuda, tema poole palvetada, temaga mingitki tegemist teha. Justkui oleks Jumalal vaja meid. Aga meil on vaja teda. Meil on vaja, et tema meile kõik kingiks. Ja tal ei ole kahju seda meile anda. Tema alandub tegema meile kõike, mida me vajame. Ja seda, mida me isegi sageli aru ei saa. Aga Jumal teab, seda teeb tema meile. Ja keega kord, kui pühitseme püha armulauda, alandub Kristus taas meie juurde. Et nendes samades madalates andides leivas ja veines iseend meile roaks ei tohiks anda. Ja nõnda seal armulaust osa saades oleme meiegi justkui need jüngrid, kelle jalgu issand avaldub pesema. Ja kui meie nende kombel ka alati aru ei saa, miks meile seda vaja on või mismoodi see kõik meid aitab, siis jääb meilegi see lootus, mida ennast tegija Peetrusele ütles, küll sa pärast saad aru. Võtkem siis alandliku meelega vastu see, mida Jumal meile pakub, see, mida Jumal meie heaks teeb. Võtkem see vastu tänuliku meelega ja püüdkem igaüks omast arusaamisest, nii nagu me keegi mõistame ja selleks võimalusi leiame, ka ise järgida ennast tegija eeskuju, mitte otsides au endale, vaid kuidas teenida oma ennast tegija jälgides käies. Kiidetud olgu Jeesus Kristus igavesest ajast igavesti. Aamen. Aga nüüd tõuseme ja tunnistame Jumala ja üksteise ees oma usku. Ja nii nagu see suurtel pühadel kombeks, teeme seda Nikaia usutunnistuse sõnadega. Meie usume ühte ainsasse Jumalasse, kõige väelisse Isasse, taeva ja maa, kõige nähtava ja nähtamatu loojasse ja ühte ainsasse Issandasse, Jeesusesse Kristusesse, Jumala ainusündinud pojasse, kes Isast on sündinud enne kõiki aegu, Jumal Jumalast, valgus valgusest, tõeline Jumal tõelisest Jumalast, sündinud, mitte loodud, olemuselt ühtne Isaga, kelle läbi kõik on loodud, kes on meie inimeste pärast ning meie õndsuseks alla tulnud taevast ning lihaks saanud püha vaimu läbi Neitsist Maarjast ja inimeseks saanud. Pontius Pilatuse ajal ka meie eest risti löödud, kannatanud ja maha maetud ning kolmandal päeval üles tõusnud pühade kirjade järgi ja üles läinud taeva, istub Isa paremal käel ja tuleb taas kirkuses
kohut mõistma elavate ja surnute üle. tema riigile ei tule otsa. meie usume pühasse vaimusse, issandasse ja elavaks tegijasse, kes lähtub isast ja pojast, keda isa ja pojaga üheskoos kummardatakse ja austatakse, kes on rääkinud prohvetite kaudu. meie usume ühtainust püha, kristlikku ja apostlikku kirikut. meie tunnistame ühtainust ristimist pattude andeks andmiseks ja ootame surnute ülestõusmist ning tulevase ajastu elu. Aamen. Palugem nüüd rahus Jumalat, issanda Jeesuse Kristuse läbi, kes on meie ülempreester ja uue lepingu vahemees. Palugem Jumala rahva kristlaskonna eest üle maailma, et issand teda puhastaks ja meeleparanduses uuendaks ning hoiaks eemal lahkhelidest ja väärast enesekindlusest. Palugem issandat, issand, halasta. Palugem piiskoppide Urmase ja Joeli ja kõigi teiste vaimulike eest, et nad Jumala rahvast ette valmistaksid ülestõusmist pühadeks. Palugem issandat, issand, halasta. Palugem kõigi eest, kes on vastu võtmas püha ristimist, et issand neis uuendaks neis oma nägu ja võtaks osadusse endaga. Palugem issandat, issand, halasta. Palugem kõigi ristitud laste vanemate ja ristivanemate eest, et issand kingiks neile usku ja jõudu nende kohustustes. Palugem issandat, issand, halasta. Palugem nende eest, kes juhivad meie rahvast, et nad ustavalt seisaksid oma ametis. Palugem issandat, issand, halasta. Palugem kogu maailma eest, nende eest, kes elavad vaesuses, haiguses, sõja ja vaenamise all, et issand oleks ligi neile ja saadaks vendi ja õdesid neid aitama. Palugem issandat, issand, halasta. Palugem eksinute eest, et issand neid tagasi juhiks oma tõe juurde. Kahtlejate ees, et issand kingiks neile uut lootust. Palugem issandat, issand, halasta. Palugem surijate eest, et issand neid lunastaks ja vastu võtaks oma kirkusesse. Palugem issandat, issand, halasta. Issand meie Jumal, kuule meid ja kõiki, kes sinule lootuses lähenevad. Lase meil pääseda õndsusse, mis on saavutatud sinu poja täiusliku ohvri läbi, kes koos sinuga püha vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesti. Aamen. Jeesus, mind meeles pea, oma kuningriiki tulles. 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 Jeesus, mind meeles pea, oma kuningriiki tulles.
meeles pea, oma kuningriiki tulles. Jeesus mind meeles pea, oma kuningriiki tulles. Issand olgu teiega. Ja sinu vaimuga. Ülendagem oma südamed. meie ületame oma südamed Issanda poole. Tänagem Issandat meie Jumala. See on õige ja kohus. Tõesti, see on õige ja hea, et me igal ajal ja kõigis paigus täname sind, Püha Issand, kõige väevne Isa, igavene Jumal, Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi. Ta on elu leib ja on meile seadnud püha armulaua sinu uue lepingu rahva sööma ajaks. Sellepärast ülistame koos inglite ja kõigi pühade hulgaga sinu nime ja laulame sinule kiituse laulu öeldes. Püha, püha, püha on meie Jumal, meie Issand Seebot. Taevas ja maa on täis tema au. Hoosianna kõrges. Kiidetud olgu, kes tuleb Issanda nimel. Hoosianna kõrges. Kiidetud oled sina taeva ja maa, Issand, et sa halastasid oma loodu peale ja saatsid oma ainusündinud poja. Me täname sind lunastuse eest, mille sa meile valmistasid, tema ihu ja vere täiusliku ohvriga ristipuul. Tema läbi oled sa meid enesega lepitanud ja meiega igavese rahulepingu teinud. Me palume sind, Issand, lätitama püha vaim ja pühitse need annid leige vein, et nad saaksid meile Kristuse ihuks ja vereks. Sest meie Issand Jeesus Kristus, selle ööl, mil ta ennast oma taga kiusajate kätte andis, võttis leiva, tänas, murdis ja andis jüngritele öeldes. Ja võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Tehke seda minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis ta pärast õhtusööma aega ka karikas. Tänas ulatas selle neile ja ütles, võtke ja jooge sellest teie kõik. See karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse pattude andeks andmiseks. Nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. See on usu saladus. Issand, me kuulutame sinu surma ja tunnistame sinu ülestõusmist, kuni sa tuled oma kirikuses. Püha Isa, me kanname meeles sinu poja Kristi surma ja tema ülestõusmist 3. päeval. Sa ületasid ta oma paremale käele ja andsid talle kõik meelevalla taevas ja maa peale. Tema palub meie eest lakkamatult ja on iga päev meie keskel, ajastu lõpuni. Mõtle, Issand, oma kirikule kõikjal maailmas. Kingi meile üksmeelt ja rahu. Kogu kõik need, keda oled kutsunud maailma äärtest üheks pühaks rahvaks. Ja luba meil koos kõigi pühadega osa saada talle söömaajast sinu riigis. Tema läbi, temaga ja temas, olgu sulle Jumal kõige väevne Isa, püha vaimu ühtsuses kõik au ja kirkus igavesti.
Aamen. Jeesuse nimel meie palume Jumala laste julgusega. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. See on Jeesus Kristus, kes sa ütlesid oma apostlitele, rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Ära vaata meie pandude peale, vaid oma kiriku usuga. Ja anna talle armulikult rahu ja ühtsust, nagu tahad sina, kes sa elad ja valitsed, Jumal igavesest igavest. Issanda rahu on alati meil. Liin, mida me murrame, on Kristuse ihuosatus. Karikas, mida ülistame, on Kristuse vereosa. Nõnda oleme meiegi üks ihu, sest me kõik saame osa sellest samast leidest. Kristus, Jumala talv, kes sa maailma patud ära panna, valasta meie peale. Kristus, Jumala talv, kes sa maailma patud ära panna, valasta meie peale. Kristus, Jumala talv, kes sa maailma patud ära panna, anna meile oma rahu. Vaata, see on Jumala talv, kes kannab ära maailma patu. Õndsad on need, kes on kutsutud talle pulma sööma. Issand, ma ei ole seda häält, et sa tuled mu juurde. Ütle vaid üks ainus sõna, siis saab minu hing terveks. Issand ütleb, tulge, sest kõik on ju valmis. Kus on armastus ja armastus? Kus on armastus? Seal on Jumal ka. Kus on armastus ja armastus? Kus on armastus? Seal on Jumal ka. Kus on armastus ja armastus? Kus on armastus? Seal on Jumal ka. Tänagi missudat, sest tema on hea ja tema heldus kestab igavesti. Kõige väeline Jumal, sa oled meid täna oma poja söömaajaga kinnitanud. Hoida meid taevasel pidu söömaajal igavese eluga. Seda palume Jeesuse Kristuse, sinu poja, meie Issanda läbi. Aamen. Mu Jumal, miks sa mu maa jätsid?
päästest on mu oigamissõna. Mu jumal, päeval ma hüüan, aga sa ei vasta. Ja ööselgi, kuid ei leia enesele rahu. Ja ometi oled sina püha, kelle trooniks on Iisraeli kiituslaulu. Sinu peale lootsid meie isad, lootsid ja sina päästsid nad. Nad kisendasid sinu poole ja pääsesid. Nad lootsid sinu peale ega jäänud häbisse. Aga mina olen ussike ja mitte mees, inimeste teotada ja halb rahva meeles. Kõik, kes mind näevad, irvitavad mu üle, nad ajavad suu ammuli, vangutavad pead. Ta on kõik veeretanud issanda peale, see päästku ta, kiskugu ta välja hädast, sest tal on ju temast hea meel. Jah, sina oled see, kes tõi mind välja üsast, kes kaitses mind mu ema rinnal. Sinu hooleks ma olen jäetud lapse kojast, mu ema üsast alates oled sina mu Jumal. Ära ole minust kaugel, sest kitsikus on ligi, sest abimeest ei ole. Palju härjavärsse ümbritseb mind, vaasani sõnnid piiravad mind. Nad ajavad oma lõuad ammuli mu vastu, nagu lõvi, kes murrab ja möirgab. Ma olen välja valatud otse kui vesi ja kõik mu luude liikmed on koost ära. Mu süda on nagu vaha, ta on sulanud mu sisikonnas. Mu neel on kuiv nagu potitükk ja mu keel on kinni suulae küljes. Surmapõrmu paigutad sa mind, sest koerad ümbritsevad mind, tigedate hulk keerleb mu ümber. Nad purevad mu käsi ja jalgu. Ma võin lugeda kõiki oma luid. Nemad aga vahivad mulle otsa ja parastavad mind. Nad jagavad mu rõivad eneste vahel ja heidavad liisku mu kuue peale. Aga sina, issand, ära ole kaugel, mu vägi tõtta mulle appi. Tõmba mu hing ära mõõga eest, koera käest mu ainuke. Päästa mind lõvi suust ja metshärgade sarvede eest. Ma tahan su nime kuulutada oma vendadele, keset kogudust ma tahan kiita sind. Teie, kes issandat kardate, kiitke teda, kõik Jaakobi sugu austage teda ja värisege tema ees kõik Iisraeli sugu. Sest ta ei pannud halvaks ega põlenud viletsa häda ega varjanud oma palet tema eest, vaid kuulis, kui ta kisendas tema poole. Sinu kohta käib mu kiituslaul suures koguduses. Ma tasun oma tõotused nende ees, kes teda kardavad. Vaesed saavad süüa ning saavad kõhud täis. Issandad kiidavad, kes teda otsivad. Teie südamed elagu igavesti. Kõik maailma ääred tuletavad teda meelde ja pöörduvad tagasi issanda juurde. Ja sinu ette kummardavad kõik rahvaste suguvõsad. Sest issanda päralt on kuninglik võim ja ta valitseb rahvaid. Kõik ilmama võimsad kummardagu tema ette. Tema ette vajugu põlvili kõik, kes lähevad alla põrmu ja kelle hinge ta ei jäta ellu. Tulevane sugu teenib teda
Issandast jutustatakse tulevasele põlvele. Nad tulevad ja kummardavad tema õigust vastsündivale rahvale, jutustades, et tema on seda teinud. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule, nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb, igavesest ajast igavesti. Aamen. Pärast õhtusööma aega laulis Jeesus oma jüngritega kiituslaulu ja nad läksid välja Õlimäele. Jeesus palvetas: minu Isa, kui see on võimalik, siis möödugu see karikas minust. Ometi ärgu sündigu nõnda, nagu mina tahan, vaid nii, nagu sina. Tema jüngrid aga ei jaksanud valvata ega palvetada, vaid jäid magama. Jeesus ütles neile: niisiis, te ei jaksanud üht ainustki tundi koos minuga valvata. Teie aina magate ja puhkate. Vaata, tund on lähedal ja Inimese Poeg antakse patuste kätte. Tõuske üles, läki. Kristus jäi Isa tahtele kuulekaks kuni surmani. Mingem tema rahus.